Nii, kõigepealt siis võtan või alustan mina ja siis Helen annab märku, kui ma pean lõpetama, et tema saaks jätkata. Ma loodan, et ma liikun siin nüüd õigesti edasi. Jaa, nii, eks ole, tore. Tegelikult selle ettekande nüüd üheks, kuidas öelda, kaudseks põhjuseks on see, et senine õppekava Tartu Kunstikooli maalingute osakonnas saab nagu läbi. Nii et Helen on üks viimastest lõpetajatest, siin on veel Daniel ja siis on veel üks ja Linda ja siis nagu seda eriala selliselt enam ei ole. Aga soovitan teil järgmine kord külla kutsuda Kore üliõpilasi, kes siis tutvustaks nagu see, millisel moel siis Tartu Kunstikool jätkab oma siis konserveerimisõpet. Nii, ja võib-olla seekord siis pühendasime nagu sellele osale, mis puudutab rekonstruktsiooni. Ja nagu siin alguses oli selle teemale vihjatud, siis et on nagu välitööd, siis meie tööd põhiliselt ongi ainult välitööd, et me nagu siseruumides praktiliselt mitte midagi teha ei saa. Ja lihtsalt terminoloogia on ilmselt teile nagu tuttav, nii et restaureerimine, konserveerimine ja rekonstruktsioon, et need põhimõtteliselt käivad nagu käsikäes. Ja rekonstruktsioon on siis see, mis siis põhineb nii-öelda andmetel, kuid kui enam ei ole nagu piisavalt säilinud materjali, siis lihtsalt on otstarbekam asi nagu taas luua. Ja minu esimene näide, või õigemini ma lähen Palmse mõisa juurde, kus siis tegelikult sai alguse nagu selline mõisahoonete interjööride rekonstruktsioon. Ja siin meenutan, et Leila Pärtelpoeg armastas väga kasutada sellist sõna nagu revival. Tema oligi nagu, tema põhimõte, vähemalt Palmse puhul oligi nagu selle keskkonna taasloomine. Ja huvitav, et umbes siis 200 aastat hiljem, kui see mõis ehitati, siis toimus siis see nii-öelda taassünd. See pildimaterjal, mis selle mõisa kohta oli nagu säilinud, põhineb põhiliselt, eks ole, fotodel, mis on nagu 20. sajandi algusest, aga suur soov oli siiski selle mõisa puhul nagu teostada nagu see või esile tuua see kujundus, mis tegelikult võiks siis anda ettekujutuse tolleaegsest interjöörist. Aarne Kann oli arhitekt ja Leila Pärtelpoeg siis ruumikujundaja, sisearhitekt. Ja nagu me teame, paljud, kes Leilat tunnevad, on siis tema ikkagi niisugune põhiobjekt on mööbel. Ja nagu te siin kavandite peal ka näete, siis tema on oma selles ruumiprojektis keskendunud mööblile. Ja kui me nüüd oma ühel praktikal, see oli täpselt COVID-i ajal, töötasime Palmse mõisas ühe ruumi restaureerimisel, siis Leila meie üllatuseks tuli ka kohale ja siis ta rääkis nagu oma mälestusi. Kahjuks ei olnud meil kellelgi nagu taipu sel hetkel panna tööle mikrofon, et seda kõike nagu talletada. Aga ma väga mäletan, kui ta rääkis sellest toolist, mida te näete nüüd selle pildi peal ka, kuidas see oli inspireerinud teda ja kuidas ta tegelikult nagu väga tahtis siis ka selles mõisas korjata kokku nii palju kui võimalik, siis sellist originaalmööblit, aga ka restaureerida ja taas luua siis ka mööblit. Nii et see tool muidugi on nüüd niisugune vene kohandus. Mis mind aga isiklikult oli väga palju aastaid nagu vaevanud ja ma olin korduvalt seda Leila Pärtelpoe käest ka küsinud, et kuidas ikkagi, et millele tugines siis nende uute nagu maalingute, sest näha oli, et see kõik on nagu taasloodud, ühtegi sontaaži ei ole. Ja et mis see siis oli, ikkagi millele siis nagu tugineti. Ja tegelikult ausalt öeldes, kui kellelgi on veel informatsiooni, võite minuga jagada, aga ma olin hästi üllatunud, et tõesti alles eelmine aasta siis Viljar Visseliga vesteldes, siis ma sain nagu
natukene enam aimu. Ja samuti siis kuskilt jutust tuli välja, et minuga samal ajal instituudis õppinud Kai Kalja ja siis tema kursusekaaslane käisid siis koos maalimas neid. Ja üllatus, näiteks seesama paviljoni pilt tegelikult näeb välja hoopis teistsugune, kui see originaalis oli. Originaalis on see paviljon palju suurem ja nemad on ilmselt kasutanud eeskujuna siis seda gravüüri. Samuti on taasloodud ka kõik siis need antiiksed tseenid, mida on maalitud seintele. Ja suur üllatus tõesti ja õudselt suur kahjutunne oli nagu selles, et kui ma nägin nagu nüüd seda pilti siin, et tänapäeval ilmselt meie oma oskuste juures ja kogemuste põhjal enam kindlasti ei kaotaks niisugust sondaaži, aga mis on minu kõige suurem hirm on see, et me Villeriga oleme kogu aeg rääkinud, et järsku ikkagi sealt krohvi alt veel leiaks midagi. Aga siis Kai Kalju ütles mulle, et seal on selline lugu, et kui nemad töötasid, nemad ei olnud originaali näinud üldse, et siis üleval toimus samal aegselt see, et seal nagu äädikapritsiga pesti seinu. See tähendab, et kuna all oli nüüd juba uued krohvid tehtud, siis ilmselt all oli juba see asi toimunud. Siis nemad nagu hakkasid seal, ühesõnaga tegid nagu paanikat ja ütlesid, et palun see protsess nagu peatada. Nii et väike lootus on, et midagi seal üleval on nagu olemas, aga võt need kaunid niisugused kompositsioonid tõenäoliselt on kadunud. Ma toon võrdluseks siin praegu, eks ole, üks nendest on nüüd Rüütelkonna hoone, niisugune kompositsioon, mis on konserveeritud ja teine on siis Tammemõisas pärineb. Näitan siin veel mõningaid niisugusi pilte, kus siis, eks ole, see ajalooline ja siis praegune nii enam-vähem nagu kokku langevad, nii et on näha, et see on tõesti nüüd nende eeskujude põhjal tehtud. Aga aasta oli siis olid, eks ole, 70-ndad, nii et meie eriala sai alguse siis 90-ndatel tegelikult, ütleme, kui Krista Roosi tuli kunstikooli juhatama ja siis oli selline tore haridusminister nagu Georg Aher, ja kellel olid head sõbrad Soomes ja siis kuna tohutult hoogustus ju 90-ndatel hoonete remontimine või restaureerimine, siis leiti, et tegelikult meie ehitajad ja eriti koolid, kus siis õpetatakse või on potentsiaali, et võiks õpetada niisuguseid erialasid, et nemad vajaksid nagu koolitust. Ja sõlmitigi see leping Soome haridusministeeriumiga ja 94-98 siis toimusid meil koolitused, siis, kus nii-öelda teooria ja praktika põhiliselt Eestis. Siin on üks esimesi töid, mille me siis teostasime. See oli siis Tartus pangahoone ja ausalt öeldes, kui ma nüüd üle pikkade aastate nägin seda pilti, milline see oli, siis ma enam ei kujutanud seda ette, et see oli mulle ka nagu paras üllatus. Aga need jällegi Palmse, nii et meie oma praktikumid nüüd ütleme selle Soome koolituse raames, siis aitasime teostada nii-öelda Leila ideid. Ja üks siis praktikum oligi siis selle Palmse supermaja, siis kujunduse teostamine, kus meile siis soomlased õpetasid neid nii-öelda vanu töövõtteid ja samuti ka materjalide tundmist. Aga selles koolituses oli kindlasti osa oli ka dokumenteerimisel ja siis algteadmiste restaureerimisest, nii et siin mõningad sellised lõbusad tööpildid meenutuseks. Järgmine oli praktika Järvepa mõisas, õigemini see oli 2 aastat veel järjest ja seal me siis teostasime niisugused suuremõõtmelised pannood Krusensterni reiside ainetel ja siin on näha siis grupp, kes seal töötas, meie õppejõud, õpilased, Kai Tuvik oli see, kes siis oma lõputöö raames selle kompositsiooni nagu kokku pani ja meie siis kõik kambaga rõõmsalt teostasime selle.
õppekava siis sai alguse tegelikult juba 1997. aastal, kui me veel ei olnud kõrgkool. Krista küll mulle just hiljuti ütles, kuna nüüd meil on kõrgkooli 25 aastat ja siis me natuke meenutame seda minevikku ka, et juba 1991. aastal võeti küll võeti kursus vastu selle mõttega, et nad võiksid saada või kõrghariduse keskkooli baasilt, aga kahjuks see kuidagi venis ja me ühesõnaga kõrghariduseni jõudsime aastaks 2000, nii et need tegelikult, kes õppekaval oli 1997 juba õppisid, lõpetasid 2001 siis kõrghariduse diplomiga. Ja alates 2008. aastal oli meil siis nagu jagunenud õppe, nii et olid siis kunstid ja restauraatorid eraldi. Siin on nüüd mõningad näited, et kõik see õpitu läks kiiresti rakendamisse ja Tartus väga paljudel objektidel siis meie saime oma oskusi rakendada, nii et viimane pilt siin Tartu Raekojast, aga siis ühest suurest tööst vist edasi nüüd räägib Helen, siis Amende villa ja veel mõned objektid, nii et kuulake nüüd Helen. Amende villa on siis kahekorruseline telliskivi ehitis, mis on suvemajaks ehitatud jugendstiilis hoone Pärnus Liivaranna vahetusläheduses. Arhitekt Fritjof Mertrits leidis siis inspiratsiooni Josef Maria Olbrichi joonistest. Villa ehitus sai alguse 1904. aastal, kui toona üks Pärnu jõukamaid suurkaupmehi Herman Leopold Amende lasi hoone ehitada oma tütre Elleni pulmapeo jaoks. Säilinud on ka tollest ajast pildid. Aastal 1929 andis Pärnu linnaarhitektile Olev Siinmaale ülesande, et Eesti Vabariigi ajal halva maitse näitena põlu all olnud juugend tuleks villast likvideerida. Sellega nad hakkama ei saanud täielikult. Kasutuses on see hoone olnud nii kasiino, kuurorti kui ka sanatooriumina. Ja siis lähemalt restaureerimistöödest need ei sujunud alguses, kuna majast käisid läbi igasugused erinevad inimesed ja nendel olid kõigil erinevad ootused. Aga Soome Lahti Disainiinstituudi poolt teostati 1998. aastal uuringud, mis hõlmasid nii pigmendiuuringuid kui ka digitaalset rekonstruktsiooni, mis siis lükkasid tööd täpsemalt käima. Töömaht oli suur ja originaalvärvi oli vähe säilinud. Alles olid vaid kullajoonte jäljendid. Siin siis on näide kõige paremini säilinumast laest, see on siis juba nagu pärast rekonstruktsiooni, et algselt ta ei olnud piisavalt hästi säilinud, et seda säilitada algses formaadis, et ikkagi maaliti üle. Siin on siis näide Olbrichi ideede raamatust, võrreldes siis Amende villa sisekujundusega, nagu näha, need on üpris sarnased. Siin on ka näide mustritest. Lagede puhul oli näha siis tõesti ainult kullajoonte jäljendeid ja ülejäänud värv oli kadunud, mis tähendas seda, et paljud laed rekonstrueeriti piltide järgi. Siin on siis näha roosid, mis nii-öelda viksiti maha esimese korruse rooside pealt, et siis ruumid saavutaksid ühtse väljanägemise. Remonttööde käigus siis kohandati nende värvi ja maaliti roosid trafarettmaalitehnikas uuesti üle. Ja siin on ka siis mõned lõbusad tööprotsessi pildid ja mõni noor heli tuksam. On siis veel näiteid lagedest ja mõned ilusad pausilmad. Vääna mõis on üks Harjumaa uhkeim ja pikim ajalooga mõis. See on olnud erinevate perekondade käes ja tegutseb tänapäeval koolimõisana. Vääna mõis on esmakordselt mainitud aastal 1325 Feiena nime all. Sellel ajal oli Vääna mõis ehitatud kivist vasallilinnusena.
Vääna mõis sai 19. sajandil tuntuks oma kunstikollektsiooni tõttu. Kogus olid peamiselt siis madalmaade 16. ja 17. sajandi kunstnike teosed, kuid kogusse olevat kuulunud ka Rafaeli ja Tiziani joonistusi. Maalingute restaureerimisel tehti siis koostööd peaarhitekt Nele Rohtla ja Tartu Kõrgema Kunstikooli maalingute osakonnaga. Dekoori seisund erines ruumiti, mistõttu kasutati töödel nii konserveerivaid kui rekonstrueerivaid lähenemisi. Kujunduses otsustati säilitada ja esile tuua võimalikult palju varaklassitsistlikku sisekujundust. Siin on siis pilt vestibüülist, kus taastati pritsmarmor, mille jälgi leiti siis sisse ehitatud seinakapi seest seintelt. Vääna keskseid ruume illustreerivad Pompei stiilis maalingud ja siin on siis näha enne restaureerimist palmikujutistega ruum. Ja see on siis pärast. Et neid palmikujutisi leiti vaid ühest kohast või siis purskkaevukujutusi, oleneb, kuidas kellelegi meeldib öelda. Ja siin oli asju säilinud, kuid tuli ikkagi ka teha rekonstruktsiooni. Osad ruumid olid tõsiselt halvas seisus, nii et need olid vaja taastada analoogide järgi, nagu see ruum siin. See aaderdusega ruum oli algselt tapetseeritud, kuid siis tööde käigus otsustati see hoopis õliaaderdustehnikas seinale kanda. Siin on siis üks Vääna mõisa kõige uhkem ruum, ehk siis torn ja selle kuppelmaaling, mis oli kõige paremini säilinud just sellepärast, et see ei olnud üle maalitud. Keegi ei roninud sinna ülesse vist. Ja see siis peamiselt konserveeriti, kuigi kaod siiski rekonstrueeriti. Keskses saalis taastati ruumi algne tahveldiste struktuur, kuid nende sisesed maalid jäeti infopuuduse tõttu taastamata. Ja samuti taastati uhke portaalimaaling, milles on siis näha siin enne ja pärast, kuidas on võimalik väikestest kildudest tervikpilte kokku panna. Pikva mõisa mainiti esmakordselt 1725. aastal ja Rüütlimõisa õigused sai Pikva endale 1858. aastal. Pikva mõisa laemaalingute konserveerimine ja restaureerimine toimus 2009. aasta suvel Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallase ja Eesti Kunstiakadeemia tudengite koostööna ja teatud ka kui esimene viljakas koostööprojekt EKA-ga. Mõisaruumide puhul kasutati erinevaid tehnikaid. Kuna EKA on parem konserveerimises, siis EKA tegeleski peamiselt sellega. Väikse salongi saalile läheneti just konserveerivalt, peamised värvikihid eemaldati ja maalingud retušeeriti akvarellidega. Siin on siis laesaali rekonstruktsioon, mis pandi kokku fragmentidest ja rekonstrueeriti siis Pallase tudengite poolt. Rehpinderi maja ehitati siis 1793. aastal Graf Gustav Dietrich von Rehpinderi linnaelamuks ning on üks Rakvere vanimaid esindushooneid. Sellest on ka pärit Rakvere vanimad maalingud. Siseviimistluse, restaureerimise ja rekonstruktsioonitööd toimusid vahemikus 2020 kuni 2022. EKA ja Pallase koostöös lahendati ruumid konserveerivalt ja rekonstrueerivalt. Esimeses ruumis ehk siis selles punases taastati pritsmarmor. Ja võrestiku motiiviga ruumis kasutati nii konserveerivat kui lähenemist kui rekonstruktsiooni. Et kui kuskilt tuli autentsed maalingut välja, siis see konserveeriti. Ja siin on siis näha, et sondaaži põhjal loodi uus ruum, ehk ei sulatatud otseselt vana ja uut ühte. Ja meie kõige hilisem projekt on siis Albi talu projekt, mis on siis Pägiste külas Mulgimaal asuv talu peahoone, mis ehitati 1890. aastal Peeter Viera käel.
linakasvatusega rikkuse saavutanud talu illustreerivad juugendlikud maalingud ning on teostatud põhimõtteliselt trafaretttehnikas. Vajadusel on lisatud ka vabakäemaalinguid. Siin on siis näha härraruum, mille rekonstrueerisid lubjavärvidega Pallase tudengid, siis enne ja pärast. See on ka meie kõige hiljutisem koostööprojekt EKA-ga, et kuna suur saal oli kõige terviklikum, siis see konserveeriti EKA poolt. Siin on siis näha seda võrdlust, kus suuremaid kadusid ei taastata, ei taaslooda, vaid need taandatakse siis kas heledama tooniga või siis lisatakse tahveldiste jooned. Ja siin on siis söögituba, mis peamiselt rekonstrueeriti Pallase tudengite poolt, kuid veidi said siis käed külge panna ka EKA tudengid. Siin oli eesmärk sulatada ühte originaali ja uusi maalinguid, et luua ühtset tervikut. Siin on siis näha ruumi enne ja pärast. Oi, see on tõesti väga valge. Ja üleval on siis näha ka akvasporka tehnikat, mida kasutati kompositsioonide puhul. Ja siiani on need kõik meie projektid. Palun tooge veel. Aitäh! Aitäh teile mõlemale, väga huvitav ülevaade. Kas publikul on küll küsimusi selle projekti kohta? Tõstke käsi, kui on. Ei ole. Aga Heli, kas sul on endal mõni kõige lemmikum töö nendest, mida tahaksid eriti rõhutada? Et siin on need näited, mis on nagu rekonstruktsioonipõhised, aga eks ikka on tehtud väga palju ja pikki töid ja võib-olla üks kõige rohkem südamesse kasvanud on muidugi Esna mõis, ma ei saa sinna midagi parata, et see kestis vist peaaegu 10 aastat ja tegelikult aeg-ajalt me jälle nagu läheme sinna ja ikkagi suhtleme ja kui ühesõnaga ühe objektiga nagu nii kaua tegeled, siis sa kasvad sellega nagu paratamatult kokku ja see on nüüd hoopis siis teine nagu äärmus sellele, mis ma siin näitasin, need rekonstruktsioonid, et tegelikult seal on nagu lähenemine siis maksimaalsele säilitamisele, et võimalikult vähe sekkuda, nii et täiesti erinevad näited ja selles mõttes mul on nagu hea meel, et me oleme saanud teha nii ühte kui teist ja miks mul on veel väga hea meel, et siin ilmselt tundsid endised tudengid, meie vilistlased ära siin ka oma töid ja see on nii tore, et kõik olete tegusad ja jätkate ja oskate kõike seda rekonstruktsiooni teha, nii et kui me seda enam ei õpeta, siis teie ikka oskate ja saate õpetada ja jätkata. Muidu, kas need Soomest edasi antud teadmised siis meil kanduvad ka praegu või on tunduvalt täiendatud juba? No see Soome ikkagi andis meile nagu aluse ja julguse selles mõttes, et ma arvan, et kindlasti meil ei olnud täielikult katkenud, sest ma tean, et meil need restaureerimisettevõtted ju olid olemas, aga haridust andvad õppeasutused ju puudusid ja selles mõttes, et ikkagi nagu taastada selline järjepidevus, et see oli nagu selle asja eesmärk ja see oli just see, miks ka soomlased meid koolitasid, et me oskaksime õpetada. Ja ma siin ei maininud, vist ühe slaidi peal pidid olema küll nimed kirjas, et ausalt öeldes näiteks Richard Hördal, ilmselt vanemad restauraatorid teavad tema nimest, ta on nagu Euroopas palju arendanud restaureerimiskoolitust ja teine oli Joost Kaen Amsterdamist, nii et nemad nagu konsulteerisid meid, nii et need õppekavad, mis me ikkagi tol ajal välja arendasime, ei tulnud ainult meie oma peast, vaid ikkagi me nagu tuginesime sellisele Euroopa traditsioonile ja huvitav, et kuigi vanas Euroopas oli ju tol ajal juba see restaureerimise koolituse
arenenud ja väga kõrgel tasemel, siis paljudes Põhjamaades toimusid nende eriala arendamised natukene samamoodi nagu meil. Ja ütleme, et selles mõttes, et ega ma ei ole ennast tundnud nagu väga nagu kuidagi mahajääjatena või. Et see on ikkagi andnud jah, see koolitus, see nägemine ja võrdlemisvõimalus nagu Euroopa teiste koolidega nagu niisugust vajalikku enesekindlust, mitte liigset, aga parasjagu. No suur tänu teile mõlemale!